tere! Mina olen Kätlin ja tänases videos räägime maksustamisviisi valikust. Kui te Smart Accounts'i ettevõtte sisestate, siis rakendub sellele koheselt ka prooviperiood. Ja kui te soovite peale prooviperioodi Smart Accounts'i kasutama jääda, siis on vajalik teha ka maksustamisviisi valik. Võimalik on valida kahe paketi vahel, kas mahupõhine või fikseeritud kuutasu pakett. Nende pakettide erinevus on see, et fikseeritud kuutasu paketis on siis igakuiselt fikseeritud kuutasu ja kandeid selles paketis ei loeta. Mahupõhises paketis on aga võimalik tasuda siis ettekannete eest, ehk et igakuist püsitasu ei ole, aga tellite siis soovitud ajahetkel endale soovitud koguse kandeid ja saate neid siis piiramatu aja jooksul kasutada. Ja kui need kanded on teil läbi saanud, siis on võimalik neid alati juurde tellida. Maksustamisviisi saate valida, kui võtate lahti seaded ja edasi arvelduse seaded. Siin on siis välja toodud kas fikseeritud kuutasu, mahupõhine. Siin saate sisestada arvesaaja andmed. Kui valik on tehtud, siis kindlasti salvestage. Kui te valisite fikseeritud kuutasu paketi, siis on teil soovi korral võimalik tellida ka ettemaksuarve, kas 6 kuu või 12 kuu. Ja seda on võimalik teha siis seaded ja arvelduslehel. Siin on võimalik siis kas 6 kuud või 12 kuud ja samamoodi näidatakse arvelduse lehel ka teie ettevõttele arvesaajale koostatud arveid. Kui te valisite mahupõhise paketi, siis on siin samas lehel seaded arveldus võimalik tellida ka kandeid. Ja kanded aktiveeruvad peale arve tasumist. Kui tasutakse pangalingi kaudu, siis aktiveeruvad kanded automaatselt. Kui kannete eest on tasutud pangaülekandega, siis aktiveeruvad kanded umbes paari tunni jooksul. Kui mingil hetkel peaks olema soovi arvelduspaketti muuta, siis on võimalik seda teha jällegi siinsamas arvelduse seadete leheküljel. Tänan teid vaatamast ja uute videoteni!